tere tulemast Unimaki töökotta ja mul on teile retsept, kuidas ühendada kõik oma elektrilised tööriistad töökoja tolmuimejaga. Umbes 10 aastat tagasi ostsin ma tolmuimeja otse Nilfiskilt, kes muidu toodab tolmuimejaid ka tööriistade tootjatele nagu Narex, Makita ja kindlasti paljudele teistele kaubamärkidele. Ja vahetasin välja sellise kõveraotsiku, millele pannakse tarvikud või teleskooptoru. Sellise adapteri vastu, mis on just mõeldud elektrilistele tööriistadele. Ja olin natuke üllatunud, et umbes pool nendest masinatest ei ole sellega ühilduvad. Lihtsalt ei sobi neile. Ma ei oleks isegi üllatunud, kui see sobiks ühele brändile ja teisele mitte, aga see ei sobi isegi ühe brändi sees. Mul on näiteks siin 4 masinat ühelt brändilt ja kuigi see sobib kenasti ühte, mis on kõige uuem, siis ülejäänud 3-le. Mitte. Ma saaksin sellest aru näiteks selle suure saega, mis nii palju kui mina tean, on turul olnud juba umbes 35 aastat ja ikka veel müüakse. Nii et sellel võib olla natuke mingi ebatüüpiline omadus. Ja sama, asi on ka selle lintlihvijaga, mis on kindlasti samuti vananenud mudel, aga see üllatab mind natuke. Selle väga populaarse kombineeritud freespingi puhul see lihtsalt samuti ei sobi. Võib-olla olete mõnes minu vanemas videos märganud, et lahendasin sellise äravoolutoru abil. See on T-toru läbimõõduga 40, kuhu sobib just see tolmuimeja adapter ja mõnele tööriistaportile sobib see jälle teise poolega. Kuid mitte kõigile. Seega pean ma selliseid pseudoadaptereid omama kohe mitu, et katta kõik need masinad, kuhu seda ei saa otse ühendada. Mis ei ole muidugi eriti elegantne lahendus. Kui ma sattusin selle Rockleri komplekti peale, siis oli selge, et pean selle hankima. See sisaldab 2 otsikut. Ja sellele saab eraldi juurde osta veel 2, nii et ma tegin seda. Ja olen kindel, et nagu minu puhul, katab see ka teie elektritööriistade kollektsiooni. Kõik need väljundid, mis teil seal on. Nende otsikute teine eelis on see, et need on tõesti pehmed. Nii et saate neid kohandada ka mõnele ebatüüpilisele kujule, nagu näiteks erinevad ovaalsed ristlõiked ja sarnased. Ja vooliku teises otsas on selline port, mis sobib ideaalselt töökoja tolmuimeja avasse. Nii tolmuimeja otsik kui ka tööriistade otsikud on varustatud vasakkeermega, mis keeratakse vooliku külge. Ja mõlemal otsal on selline pöörlemisvõime, nii et voolik ei lähe sõlme. See on kaval. Ainus väike puudus on see, et iga kord, kui soovite otsikut vahetada, peate selle voolikus täielikult lahti keerama, mis võtab paar sekundit. Aga ma suudan ette kujutada elegantsemat lahendust, näiteks mingi kiirühendus. Ilmselt pean välja töötama oma imemiskomplekti. See voolik tundub väga lühike, umbes meetri pikkune, mis ta ka on, aga see on veniv, nii et saate selle venitada kuni 4 meetrini. Sellel on oma eelis näiteks siis, kui lihvite suuremat pinda ja sõidate lihvijaga edasi-tagasi. Kaob ära see probleem, kui tavaline voolik takerdub näiteks töödeldava plaadi serva taha. Rockleri imemiskomplekt lahendas mul aga mitte ainult käsitsi juhitava elektritööriista probleemid, vaid isegi lauasaega seotud probleemid. Ma olen üsna hooletult kasutanud seda katet imemisega, sest niipea, kui ühendate selle vooliku suure töökoja tolmuimejaga, siis see ikkagi üldse ei tööta. Nii et mulle tuli mõte, et võiksin sinna ühendada töökoja tolmuimeja. Aga see ei sobinud sinna. Aga nüüd üks neist otsikutest sobib sinna nagu valatult. Selle panen töökoja tolmuimejasse ja ühendan selle samasse pistikusse, kus mul on suur tolmuimeja. See pistik on mul kaugjuhtimisega, nii et siis käivitan mõlemad tolmuimejad korraga. Ja see tõesti töötab suurepäraselt. Võib-olla küsite, miks ma nii hoolikalt kogu aeg imemist lahendan. Lisaks sellele, et tahan töökojas suhteliselt puhtust hoida, mida ma mõistan, et mitte kõik ei soovi, on see hea ka hingamisteedele. Kuigi ma kasutan filtriga poolmaski, siis kui tahan teha midagi väikest ja kiiret, siis ma seda loomulikult ei kanna. Siis tuleb imemine. Tõesti kasuks. Linke kõikidele toodetele leiate nagu tavaliselt video all kirjelduses. Aitäh, et vaatasite. Olge tubli ja ootan teid peagi näha Unimaki töökojas.